tule veoautojuhiks. Miks sa istud seal kodus? Arvuti taga, küür seljas. Hakka veoautojuhiks. Ole see noor või vana, vahet ei ole. Töökohti kutselistele autojuhtidele, veoautojuhtidele jätkub. Normaalsed inimesi, kes peavad kaubad, võtavad peale, kinnitavad ära, viivad ühes kohast teise, neid on hädasti vaja. Ei ole vaja tuua sisse kuskilt välismaalt tööjõudu selle asemel, et meil on omad Eesti inimesed kasvagu peale ja hakaku autojuhtideks. See on väga väärt amet. Vaata, lihtsalt sõidad ja naudid. Õpid ära koorma kinnitamise, töö ja puhkaaja reeglid, dokumentide täitmised, suhtlemise tee peal. Liikluseeskirjad oled kursis, sa oled pidevalt kursis uute asjadega. See veoautojuhi elu. Kas töötad siin Eestis, töötad välismaal, kõik võimalused on olemas. Ma juba ootan, millal ma saan sinna mägede vahele ja neid pikki kilomeetreid maa sõita. Tänapäeva autod on viimase peal, no vaata seda. Uus Scania, kõik asjad olemas, mugavused olemas, kabiin on suur, 2 voodit, võta kas või naine kaasa. Nii et mis viga sellel elul on? Mitte midagi. Hakka veoauto juhiks. Neid on igal pool vaja. Kui sul veel täna ei ole C-kategooriat veoauto juhi luba, siis tee need ära. Uuri võimalusi, töötukassa toetab, firmad toetavad, teeni natukene, ma ei tea, kuskilt ajad selle raha kokku. Tööd jagub selles maailmas siiamaani. See pole raske töö. Kõik maalivad, oi see nii raske siin, nii ei ole mõtet minna, parem istu seal küürus seal arvuti taga. Come on! See on tõeline töö. Sa oled siin, sa ei pea, oled üksi oma ette kas või. Vastutad ise enda eest, sul on eesmärk, sul on katsumused. See on põnev. See pole niisama. Kui mina saaks valida, mina võtaks selle töö. Ma töötangi autojuhi. Ma koolitan autojuhte, kuid ma tahan sõita, see on mul veres. Naised. Kui sa oled kas või kordagi unistanud, et võiks ka selle suure veoautoga sõita, siis sa tee omal juhiload ära, tee ametikoolitus ära ja tule sõitma. Töökohti on. Naisi oodatakse veelgi rohkem. Ma olen rääkinud viimasel ajal väga paljude transpordifirmade juhtidega ja nad võtavad naised hea meelega tööle. Nad isegi ütlevad, naised on palju hoolsamad kui need mehed. Naised ei joo, ei suitseta. Nad on hoolsad, korralikud, hoiavad. Mehi hoiavad masinaid. Kui sa oled eluaeg mingit muud tööd teinud, näiteks kontoris istunud ja nüüd mõtled, et tahaks välja, siis tee juhiload ära, tee ametikoolitus ära ja tule autojuhiks. Siin sa saad täiesti totaalselt teise elu. Jah, siin on politseikontrollid, kontrollivad siin aeg-ajalt tahavad trahvi teha, aga kui sul on kõik asjad korras, sa oled tark autojuht ja hoiad oma kõik asjad korras, siis sa ei saa mitte kunagi trahvi. Mitte kunagi. See on mõnus töö. Naudid seda sõit. Paned muusika peale, oma lemmikmuusika. Keerad põhja. Ja sõidad mitmeid päevi järjest. Naudid elu. Teed süüa, mis sulle meeldib. Teed trenni. Kas või võtad antleid, tõstad siin. Mitte sõidu ajal, ma mõtlen. Vaid puhkepausi ajal.
siin on tegevust jätkub kõvasti. Kõht ei pea minema suureks paksuks. Sa võid olla nii selline nagu mina. Tuleb ainult ennast liigutada, olla tervislik. See on võimalik. Saad uusi sõpru. See on omaette maailm. Tuleb sul sõber vastu, viskad käppa, tervitad. Ise oled kaugel eemal Eestist. Parklaelu. Päris tore. Näed, kuidas teised elavad, mida teevad, millised mured on. Näed, et sul on samasugused mured nagu neilgi. Võib-olla kellelgi on mingi hea lahendus juba murele olemas. Saad murele lahendus. Veoautojuhi elu on hea elu. Seal ei ole häda mitte midagi. Jah, kui sa seda kogu aeg igapäevaselt teed, sa tüdined ära. Aga tüdined ära siis, kui sa selle peale nagu sa midagi sealt uut enam ei leia. Iga päev on uus, iga hetk on uus. Ei ole ühtegi samasugust päeva, samasugust hetke. Sulle ainult tundub nii. Võtta seda endas ümber ja sa näed, iga kilomeeter on uus. Isegi samas kohas. Õppida saab selles ametis väga palju. Töö ja puhkeaeg. Täiesti omaette maailm. Nagu tuumafüüsika. Sa pead õppima selgeks selle, kuidas trahvi mitte saada. Ega töö ja puhkeaeg ei tähenda seda, et sa oled nüüd täidad kõiki neid reeglid, et sa oled nüüd täiesti puhanud, välja puhanud. Ei, see tähendab seda, et on raamid paigas, et oleks näha, et auto inimene on puhanud, kuigi seda mitte kunagi tõestada ei saa, et ta on puhanud puhkeajal. Aga see on väga põnev teema. Väga põnev teema. Ja kui sul on töö ja puhkeaja reeglid, sõidumeeriku kasutamised selged, siis sul on lihtne. Sinu käest tullakse võib-olla küsima nõu, kuule, sina tead, räägi mulle ka. Saad omas valdkonnas võib-olla tegijaks. Sul on jälle hea tunne. Koormate kinnitamine. See on jälle selline maailm, seal on nii palju õppimist. Et see on valdkond, kus inimene õpib kogu elu. Ja mõnikord politsei teeb trahvi tee peal. Väike õppe, tasuline õpe, nagu nad räägivad. Tule veoauto juhiks. Ära mõtle pikalt. Muidu teised jõuavad ette. Ma tean, praegu mitu tükki pani ennast politseile kirja. Ja kui sa viivitad liiga kaua, siis sa seda ära ei tee. Masinad lähevad järjest paremaks. Haagised lähevad järjest paremaks. Teed lähevad järjest paremaks. Elamistingimused lähevad järjest paremaks. Seadused lähevad ka järjest paremaks. Vähemalt tahetakse teha paremaks. Aga kukub välja nagu alati. Nii et tule veoauto juhiks. Autoserdis saad kätte C-kategooriat, CE-kategooria ja ametikoolituse. Kohe siis ADR koolituse ja ongi paberid käes. Maksab, loomulikult maksab. Kõik asi maksab. Aga ta on olemas. See on investeering sinusse endasse. Keegi ei võta sult neid tube ära, kui sa lollust ei tee. Nii et võta seda kui investeering. Kui sul on juhiload käes, siis avarduvad võimalused automaatselt. Sa näed hoopis teisi asju, mis sa ennem ei näinud. Sa näed tööpakkumisi. Sa hakkad nägema, et sinu väärtus tõuseb. Teenistus autojuhil on väga hea. Kurta ei saa. Nii et oled oodatud kutseliste roolikeerajate sekka. Me ootame siin. Ma ütlen veel üks kord. Veoautojuhi amet on hea amet. Sa ei pea kartma. Ära kuula neid, kes ütlevad, et see ei kõlba amet mitte kuskile. Siin tootavad viljavedajad. Siin tootavad kruusavedajad. Siin tootavad piimavedajad. Siin tootavad metsavedajad. Siin tootavad tünnivedajad, bensiinivedajad,
keemiavedajad, sind ootavad puiduvedajad, sind ootavad Scaniad, sind ootavad Volvod, sind ootavad TAFid, sind ootavad Mannid, Mersud, Fordid, Kamassid, Sillid, Kassid. Ega needki pole kuskile kadunud. Oi. Nüüd tegin. Mul ei tea. Pani midagi jama. Midagi juhtus. Ühesõnaga, sind oodatakse. See kõne on just sulle. See kõne on just sulle, kes ei taha ära kuula. Anna kinni. Kui sa tahad, siis kuula. Eestis on head vedajad. On Tartus, on Tallinnas, on Narvas, on Pärnus. Kõikjal. Kõikjal on transpordifirmal Saaremaal. Kaubavedu on tipus. See ei kao mitte kuskil ära. Kaupade vedamine ei kao mitte kuskil ära. Võib-olla kui on suurem kriis, juhtub miskit. Aga Eesti transpordifirmad tahavad inimest, kellega on hea suhelda, kes saab aru eesti keelest. Kes oskab, nad tahavad autojuhti, nad tahavad noori autojuhte. Varsti on enamus autojuhte pensionil ära. Mis siis saab, kes siis nende autodega sõidab? Ise sõitvad autos ei tule siia nii pea, seda ei tasu karta. Noori on vaja peale. Ja kui sa ei ole vanuselt noor ja oled hingelt noor, siis kas hingelt noori inimesi on vaja? Absoluutselt. Kui sa veel kaua mõtled, siis see võimalus läheb käest. Usu mind, sa ise ei võita selle võimaluse eest. Kui sa juba täna tunned, tegutseb. Meie oleme siin, abistame siin. Autosert abistab alustavaid autojuhte. Kui sul on probleeme ülemusele, ei julge helistada, siis meie aitame siin. Helista meile, meie aitame. Meil on inimesed, kes oskavad siin juhendada ükstapuha, kus Euroopasse ka ei viigiks. Ära karda. Peamine asi selle juures on, ma kardan, ma olen hirm. Mis saab? Suured masinad, ei tea, teadmatus, üle piiri minek, kodust ära minek. Sellega harjud ära. Sellest saabki just see põnevus. Mine kodust välja. Käi mööda maailma ringi. Vaata ilusaid kohti. Kui sa sõidad, sa näed nagu nii palju kaunist loodust. Sa ei näe seda siin Eestis mitte kuskil. Võtad auto, sulle makstakse, sa saad sellest palka ja sa näed ilust ja kaunist loodust, sa naudid elu. Kõik, kes on veoautojuhid, täna sõidavad maailmas ringi, nad on oma loomult, ongi see. See on nende elustiil. Neile meeldib see. Kui sul on load käes, sa võid minna isegi Austraaliasse, sa võid minna isegi Ameerikasse. Teed võib-olla seal mingid lisaload või mingid asjad õppe juurde ja saad seal ka töötada. Autojuhi töö on kõikjal maailmas. Kõikjal maailmas. See ei ole ainult siin. Mine reisi kuskile mujale riiki, vaata, äkki saad kuskile kas või prügi autojuhiks või mis iganes. Tee tööd, sul on võimalused olemas ellu jääda, raha teenida teises riigis ja elada. Oleks mina sina, ma läheks kohe ja tegutseks kohe.
mulle meeldib veoautojuhi elu. Väga. See kutsub mind, sellepärast ma tegelengi kutseliste autojuhtide koolitamisega. Muidu ma ei tegeleks sellega. Muidu ei oleks olemas selliste ettevõtted nagu Autosert. Meie missiooniks on muuta kutselise autojuhi elu paremaks. Õpetades neid, informeerides neid, abistades neid. See on meie missioon. Ja mina olengi selleks siia sündinud, et seda ellu viia, teostada. Kõik need autod, kes tulevad praegu vastu, lähevad Euroopasse. Üks auto läheb Euroopasse. Ühed autod tulevad Euroopast. Kogu aeg liiklus käib edasi-tagasi. Mõtle reis Hispaaniasse, reis Prantsusmaaga, reis Kreekasse, reis Norrasse, põhja, täiesti tippu, põhja tippu. Reis Poola. Reis Venemaale. Variante on palju, maailm on lahti. Jõuad kusagile linna serva, paned auto, pargid auto ära, puhkad. Võtad tagant ratta, kokku pandava ratta ja lähed, sõidad lihtsalt õhtul linna. Kui sul on pikem puhkepaus, paar päeva, näiteks pead puhkama kuskil nädalavahetusel. Sa võid võtta ka näiteks ka hotellitoa, kusagil naudid, omandad seda, lähed sinna linna sisse, vaatad. Kultuur, elad seda elu. See ei pea olema ainult kusagil parklas uriinilõhna sees. See käib ka asja juurde. Vaid sa võid nautida ka elu, võtta asja teistmoodi. See ongi sinu võimalus. Teed hästi oma tööd, halvasti ei tohi seda tööd teha. Kui sa teed halvasti, siis hakkavad juhtuma jamad. Kui sa teed oma tööd hästi, siis kõik on õnnelikud. Kõik on uhked su üle. Keegi ei taha sulle maksta vähe palka. Siit tulevad, vaata kui palju nüüd on. Via Baltica. Via Baltica. Hei! Hello! Good luck! Palju õnne teile kõigile. Te sõidate, te olete veoautojuhid. Need kõik on veoautojuhid, need on siiapaani. Aga nagu ma ütlesin, nad on pensionärid enamus. Tervis ütleb üles juba neil. Meil on vaja uut generatsiooni peale. Uut generatsiooni. Paljud autotranspordifirmad toovad uut generatsiooni peale Ukrainast, Usbekistanist, Valgevenest, teistest riikidest. See pole päris lahendus. Meil on endal ka inimesi, meil on endal ka noori naisi, noori mehi, keda õpetada välja autojuhtideks. Pärnu, minu kodulinn. Oled jälle Pärnus, oled jälle kodus, tuled kaugelt reisilt, näed oma lähedasi, näed oma peret, rõõmustad, olete koos. Aga sa tead, sind kutsub miski. See on maante, see on rattad, see on masinad. See on see veoautojuhi elu. Ja sa lähed tagasi. Otsapidi jälle Via Baltical ja suund Euroopasse või hoopiski suund Skandinaavisse, Norra, Rootsi, Taani, Soome. Nüüd tule veoautojuhiks ja kui sul täna ei ole ühtegi kategooriat veel olemas,
alusta sellest B-kategooriast, tee sõiduautojuhi load ära. Siis tuleb ära teha C-kategooria, siis teed kindlasti CE-kategooria käruload juurde. Ilma selleta pole pointi. Siis ametikoolitus juurde, spetsiaalne koolitus kutselistele autojuhtidele. Ja oledki valmis. Pool aastat arvesta, võib see koolitus kõik aega võtta. Aga nii see on. Nii et minu soovitus õpi veoautojuhiks või õpi bussijuhiks. Bussijuhti täpselt samamoodi. Bussijuhte on vaja väga palju. Teate, mis bussijuhtidega on veel hullem? Seal nad peaks juba enamus kõik olema peaaegu, kõik bussijuhid peaks praegu juba pensionil olema. Aga nad teevad tööd. Nad teevad tööd. Nad peaksid olema pensionil. Nad ootavad, et keegi tuleks ja võtaks selle ameti üle. Nad on nõus välja koolitama, nad on nõus oma teadmisi jagama, kõike on nõus tegema. Nad ootavad sind busside peale. Meil on suurepärased bussifirmad Eestis. Go-buss, Lux Express, Sebe, Atko, Hansa liinid, Hansa buss, Presto. Meil on neid väiksemad, suuremad firmad. Meil on suurepärane töö olemas. D-kategooria, bussijuhi luba. See ei ole üldse keeruline. Väga lihtne. Sellega õpib kõik ära. Mina kartsin ka selle autoga sõita. Ma kartsin. Kuni ma võtsin käsile, ma läksin proovima, tegin ära. Ja nüüd ma naudin seda. See on kõige asjaga nii. Ära selle pärast päe. Ei, see on mõnus. See on mõnus. Ma sõidan küll ise väga harva, aga need hetked, kui ma sõidan, ma tunnen, et see annab mulle energiat. See on tüka... Kui ma 9 tundi on sõidetud, ma pigem tunnen ennast veelgi rohkem energilisem. Tahaks veel sõita. Aga ei saa. Töö ja kukk aeg on. Seadus. Reeglid on paigas. Kuuled? Ära istu seal arvutit taga. Vea ennast õue. Tee ära veoautojuhi load ja hakka veoautojuhina tööle. Ära oota, tegutse kohe. Pole mõtet oodata siin. Enne kui sa oled ise pensionär juba. Naudi elu, näe elu ja veoautojuhi töö annab sulle selle võimaluse. Usu mind. Teised vanad autojuhid ütlevad sulle seda, et nalja teed, loll oled kõige mõttetum amet. Ära kuula neid. Nad on nagu väiksed saatanad siin õla peal. Ära kuula neid. Kuula oma sisehäält. See on kõige tähtsam. Mina olen sinu sisehääl. Hakka veoautojuhiks. See oli sinu sisehääl. Nii, nüüd ma panin valesti. Näed. Nii. Kui sisehäält sul ei ole, siis ei ole mõtet seda klippi siin vaadata, eks, ja jagada. Ja kui saad, siis jaga seda videoklippi. Jaga seda videoklippi oma tuttavale, las ta vaatab selle üle. Äkki ta leiab natukene niisugust ka tuge, motivatsiooni. Ja las ta näeb, autosert on olemas selleks, et toetada inimest sellel teel. Me oleme selleks siin. Vaata natukene ringi. Vaata, kui palju on veoautosid. Hakka lugema. Loe kokku, kui palju sinu majas sõidab veoautose läbi. Pea ringi käima. Palju on busse, palju on veokaid.
kas on karta, jälgi, kes seal roolis on. Kui palju on naisi roolis, kui palju on noori roolis. Ei ole väga palju. Tänapäeva noor muidugi. Kõik vaatavad palganumbritele, absoluutselt. Palgad ei ole väiksed, kordan veel. Maailm muutub, töö muutub.